Valged keskused Human Design kaardis ja väline tinglik mõju. Hästi tihti avatusest kiputakse rääkima kui sellest hästi palju hüüumärke, hoia silm peal ja potentsiaalne oht siin, sa oled avatud välisele tinglikule mõjule, teised inimesed mõjutavad sind, vaata, et sa selle najal tegutsema ei hakka, vaata, et sa ei satu sellesse mitte isesse, on ju. Ja ma tean, et ma ise räägin ka sellest muide palju, et jaa, teadlikkus on hästi oluline on nendes valdkondades endal silma peal hoida, on hästi oluline üle vaadata kõik siuksed alateadlikud uskumused ja mõttemustrid, mis on siis nende mingisuguste avatuste ümber tekkinud, on hästi oluline õppida tajuma muutuseid enda seisundis, kui sa näiteks saad kokku kellegiga, kellel on mingisugune keskus defineeritud, mis sul endal on kaardis valge. Aga avatuses on peidus erakordselt palju kingitusi. Ja avatus on miski, mis paneb sind looma ühendusi teiste inimestega. Läbi avatuse sul on võimalik tajuda keskkonda enda ümber. Ja see on nagu minu meelest nii ilus koht. Ehk siis avatus ei ole ainult selline potentsiaalne oht, et teised inimesed ja ma pean kuidagi nendest eemal hoidma. Ei, see on nagu koht, kus sa saad omandada kõige suuremat võimalikku tarkust ja kus sa saad pakkuda teisele inimesele üliolulisi peegeldusi. Sa saad nagu õppida tundma maailma enda ümber läbi avatuse. Kas see ei kõla mitte väga ilusalt ja ägedalt? Toeta oma täidetusele, võta vastutus selle eest, mida sa endaga ruumi kaasa tood. Ja teisalt jällegi, õpi vaatlema, õpi tajuma, mitte reageerima. Ja ära võta kõike nii isiklikult, eriti kui see puudutab sinu avatud keskuseid ja neid valdkondi, millega need seotud on. Avatuses on väga palju kingitusi.